Einiki Sooväli, mis on teid sellise vihmase ilmaga siis ajanud Vabaõhumuuseumisse? Ikka töökohustused, see ongi tegelikult minu töö siin Vabaõhumuuseumis ja halvast ilmast hoolimata tulin ma tegelikult täna päris hea meelega tööle. Ja et meil on täna selline traditsiooniline päev, see on siis Seto Mihklipäev pluss siis Piiriveere, Sibula ja kalapäev, ehk siis meil on kohale sõitnud Setomaalt kauplejad, Peipsi äärest kauplejad, sealt vanausuliste küladest ja nemad siis kauplevad sellega, mida nemad kasvatavad, mida nemad loodusest korjavad ja seda kõike saab siit täna osta. Aga tegite enne kindla kontrolli ka, et ei ole kuskilt Lasnamäe poest toodud? Jaa, päris kindlalt kohe Poola sibulat meil ei ole, et selle laadaga on nii, et meil salaat on selline pisike, täna ta on eriti väike, sest vihma sadas ja paljud inimesed ei tulnud, kes pidid müüma tulema, aga me kutsume spetsiaalselt konkreetseid inimesi, et meil ei olegi niimoodi, et inimene lihtsalt tuleb lihtsalt Poola sibulaga, et see ei ole võimalik, et meil on kõik kaup tõesti kontrollitud. Kaua üritus veel kestab? Üritus kestab tegelikult lausa kella 4-ni. Ma loodan, et kaupa jätkub, sest nagu ma ütlesin, osa kauplejaid ei tulemata, aga on Peipsi kala, mis eile õhtul püüti Peipsi järvest ja on väga head Peipsi suitsukala ja väga soodsa hinnaga, nii et soovitan osta. Ja kes veel jõuab tulla, et mida talle pakute? Pakume talle siis kohe varsti hakkab Leelokoor Sõsare kontsert, siis taludes saab maitsta setude ja vanausuliste sibula ja kalaroogasid. Peipsi-Vene majas võetakse sibulapirukad varsti ahjust välja, siis saab õnnenukku endale meisterdada ja siis saab ka laadalt üht-teist ikkagi veel kaasa osta, et laadal kaupa ei ole sugugi mitte otsas. Väljas tuleb mõnusat seenevihma, et kuidas tuju on? Täitsa nauditav. Jahe küll, aga täitsa hea ilm. Ja kuidas kaup läheb? No kõik on peaaegu ostetud. Aga no ilm nagu just külastajad natukene segab. Ja mis teil täna kõige paremini läheb? Jõhvikas ja Hapukapsas. Kust te Jõhvika saite? Seetumaalt. Teie olete ennast sättinud siia pliidi äärde sellise vihmase ilmaga, et tubased tööd on paremad? No eks pihklipäeval algasidki tubased tööd, nii et jah, tõepoolest pihklipäeval ju pidi tegema korralikult süüa, et inimesed saaksid kõhud täis ja et saaks rahumeeli alustada siis talvehooajaga ehk siis tubaste töödega. Ja mida täna külalistele pakutakse? No, täna on meil kohe päris pidulikud road, et meil on 2 pirukat olnud ahjus, et on sibulapirukas, on ju täna sibulapäev meil samuti ja õunapirukas, setukeeli siis piirak. Ja lisaks teeme siis kuivatatud kalakaastet ehk siis keldokala hämmatust. Paistab, et tänase vihmase ilmaga on tubased tööd populaarsemad? No tundub nii, sest igaüks tahab ju sooja tulla. Meil on siin ühe nuku tegemine käsil, mis on tegelikult siis nime poolest slaavi kaitsenukk ja selle nuku nimi on öö ja päev. See nukk on siis kodukaitsja, temaga ei mängita ja tema töötab siis sedamoodi, et see hele pool või valge pool on päevapool, siis tuleb panna päevaks see hele pool välja ja teine pool ehk tume pool peita ära. Ja kui pere läheb kodust ära, siis on nõndamoodi, et see nukk pannakse peitu ja ta jääb ootele, aga kui pere tuleb tagasi, siis ta peab kindlasti selle nukuga suhtlema, rääkima, küsima, kuidas tal on läinud, et sellesse nukusse tuleb väga austavalt suhtuda. Tuma Peter pura hentelüvät, siis kantava ja kiitatsi või jumadakin.